biogasukasuhooned asuvad Ida-Virumaal Kohtla vallas ja kuuluvad osaühing Naturale. Valeri Udalopi sõnul valmib nende esimene suurem saak nädala jooksul ning maasikaid võiks põhimõtteliselt kasvatada kas või hilissügiseni, kui neid Eesti turul vaid keegi sel ajal ka ostaks. Потому что люди не покупают. Интересуют другие фрукты, виноград, арбузы, яблоки. У нас были сорта, которые давали до первых морозов, в ноябре даже. Но сбыт клубники в это время в Эстонии почти невозможно. Mis hinda teie oleksite nõus praegu maksma ühe korraliku Eesti maasika eest? No umbes ka nii, 45-50. Sellega vist on lootus saada juba. No ootan siis. Oleks siin kõrval nüüd võtta üks Eesti maasikas kohe, siis võiks teha võrdleva analüüsi, aga pärast pikka külma talve mõitab ka see Poola maasikas päris nõus. Välissõnumeid. Kosovos hakkas kehtima uus põhiseadus, mille jõustumist tähistati tagasihoidliku tseremooniaga. Kosovo parlament kiitis sel nädalal heaks ka riigi sõnadeta hümni ja NATO poolt välja koolitatava julgeolekusüsteemi loomise plaani. ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on aga teatanud maailmaorganisatsiooni kavast anda suur osa kontrollist Kosovos üle Euroopa Liidule, nagu näeb ette ÜRO erivoliniku Martti Ahtisaari varasem plaan. Esialgu on aga selgusetu, kuidas rakendub uus põhiseadus Kosovo serblaste kaasustatud piirkondades, eriti aga etniliselt lõhenenud Mitrovica linnas. Jaapani põhjaosa eile raputanud 7,2 magnituudised maavärinad hukkunute arv on tõusnud 9-ni. Vähemalt 13 inimest on endiselt kadunud ning vigastatuid on üle 200. Enim sai maavärinad kannatada Kurihara linn. Võimude sõnul ohustab päästetöid linna lähedal lekkima hakanud pais. Maavärinad tuli tunda ka epitsentris 300 kilomeetri kaugusel Tokyos. Ex-Beatle Paul McCartney esines eile õhtul sadade tuhandete fännide ees Kiievis. Suurem osa kontserdil kõlanud Briti vanameistri lauludest olid legendaarse ansambli The Beatles aegsed. Kontsert oli tasuta, kuna McCartney esines Kiievis kohaliku miljonäri Viktor Spitšuki kutsel, kes kõik ise kinni maksis. Ilmateade. Öösel on meil peamiselt kuiv ilm, puhub lõunatuul ning sooja on eeloleval ööl 5-10 kraadi. Päeval püsib vähese ja vahel juba pilvisusega ilm, õhtupoolikul sajab kohati hoovihma. Tuul puhub lõunast 2-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on homme 17-23 kraadi. Mõne hetke pärast on teie ees spordiuudised, kohtumiseni kell 21. Aktuaalse kaamera toimetuseks ja ilmateadustaja. Kui oled julge esineja, hea diktsiooni ja väljendusoskusega, siis pane end proovile. Konkursi kohta saab lähemalt lugeda meie kodulehel www.err.ee. BBC suurejooneline sari küsib, mida monarhid õieti teevad. Vastuse saamiseks jälgisid kaamerad terve aasta vältel ühe maailma kuulsaima perekonna toimetusi. Dokumentaalsari Monarhia, kuningapere tööd ja tegemised, kolmapäeviti 5:08 Eesti televisioonis. Kokkuvõte Belgia kuninga Albert II ja kuninganna Paola visiidist Eestisse on eetris täna kell 8:30 Eesti televisioonis. Vaatajad, toome teine spordisündmuste kokkuvõtte. Eesti kergejõustiku kuldliiga etapil Valgas võitis kettaheitja Gert Kanter 69 meetri ja 53 sentimeetriga. Aleksander Tammert oli 62.09-ga teine. Jaanus Ruudmäe hüppas lubatust veidi tugevama taganttuulega kolmikut täpselt 17 meetrit, täites nii Pekingi olümpiamängude B-normatiivi. Kabuli tõuke 1994-ga võitnud Taavi Peetre ületas B-normi ning esmakordselt sel hooajal võistlenud Ksenia Balta, kes võitis kaugushüppe 6.65-ga. Urmavo võitis Türgi MM-ralli viimasel päeval ühe kiiruskatse. Kokkuvõttes oli avapäeval katkestanud ja seejärel superrallisüsteemis võistlenud
vaja teha, siis rappa.